Iraan nägi põrgu saabumist pärast salajasi rünnakuid, mida omistatakse Araabia Ühendemiraatidele ja mis tabasid sihtmärke Iraani enda territooriumil, sealhulgas Lavani saare rafineerimistehast Pärsia lahes. Diskriitses pealetungis, mis sai uudistes hoogu juurde sellel teisipäeval, 12. mail 2026. Just siis, kui Ameerika Ühendriigid laiendavad jahti islami revolutsioonilise kaardiväe võrgustikele ja Iisrael alustab taas pommirünnakuid Hezbollahka seotud positsioonidele Liibanonis. Mõju Teheranis on tugev, sest surve ei tule enam ainult Washingtonist või Tel Avivist, vaid ka Pärsia lahe riikidest, mis on aastaid olnud Iraani režiimiga seotud. Droonide, rakettide, relvarühmituste ja salajaste võrgustike ähvarduse all. Ja nüüd hakkavad nad reageerima masinale, mis toetab naftat, raha, sõjalist juhtimist ja infrastruktuuri, tabades selle tundlikke punkte. Ma räägin sulle sellest õigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Kõige tundlikum teave on see, et Araabia Ühendemiraadid olevat korraldanud salajasi rünnakuid Iraani sees, sealhulgas rünnaku Lavani saare rafineerimistehasele Pärsia lahes aprilli alguses. Abu Dhabi ei ole seda tegevust avalikult omaks võtnud. Sellegipoolest oli vastukaja tugev, sest see seob ühe lahe riigi otseselt rünnakuga Iraani territooriumil, ajal, mil Teheran on juba surve all Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli poolt. Lavan saar on strateegiliselt tähtis, sest seal asub Iraani energiasektoriga seotud infrastruktuur. Sellele rünnakule, mida omistatakse Araabia Ühendemiraatidele, ei ole ametlikku hukkunute arvu avaldatud. Iraani režiim mõistab, et nende rafineerimistehased, marsruudid ja rahastamisstruktuur ei ole enam kaitstud ainult kauguse või vastulöögi ähvarduse tõttu. See löök tabab režiimi tundlikku kohta. Selle piirkondliku reaktsiooni põhjus tuleneb Iraani aastate pikkusest survest naabritele ja vastastele. Režiim kasutas rühmitusi, droone, rakette, laevu ja salavõrke, et hirmutada Pärsia lahe riike, toetada relvastatud liitlasi ja laiendada oma mõjuvõimu, ilma et peaks kandma avatud sõja kõiki kulusid. Nüüd hakkab vastus tulema erinevaid teid pidi. Diskriitsed rünnakud, sanktsioonid, preemiad teabe eest, kahtlusaluste vahistamised ja liitlasrühmituste pommitamised. Iraan, kes püüdis hirmu levitada ümberringi, hakkab nüüd seda hirmu omaenda struktuuris tagasi tundma. Ameerika Ühendriigid avasid otsese rinde islami revolutsioonilise kaardiväe raha vastu. Jah, pole selles punktis enam ainult sõjaline. See on rahaline, juriidiline ja luuretegevuslik. See surve hõlmab ka preemiat. Programm Rewards for Justice pakub kuni $15 miljonit teabe eest, mis aitab katkestada revolutsioonilise kaardiväe ja Qudsi vägede rahastamismehhanisme. Märtsis teatas Reuters samuti, et Washington pakkus kuni $10 miljonit teabe eest Iraani režiimiga seotud kõrgete sõjaliste ja luureametnike kohta. Loogika on selge. Paljastada need, kes juhivad, katkestada need, kes rahastavad ja raskendada nende tegevust, kes toetavad Teherani välisoperatsioonide masinat. Samal ajal on Iisrael suurendanud rünnakuid Hezbollah vastu Liibanonis. Sel teisipäeval ründas Iisraeli lennuvägi Lõuna-Liibanoni ja Bekaa orgu. Liibanoni riiklik uudisteagentuur teatas, et Kibhitis toimunud rünnakutes hukkus 3 inimest ja 4 sai vigastada. Liibanoni tervishoiuministeerium teatas, et alates sõja algusest märtsis on hukkunute arv jõudnud 2882-ni ja vigastatuid on 8786. Ahmed Galeb Palauti surm rõhutab selle pealetungi tõsidust. Hezbollah kinnitas, et ta hukkus 6. mail Beiruti lähedal toimunud õhurünnakus ning Iisrael teatas, et ta oli rühmituse eliitüksuse Haduani vägede komandör. See näitab, et Iisrael ei sihi ainult üksikuid positsioone. Pealetung püüab tabada käsuliini, mis ühendab Hezbollahad, Iraani ja revolutsioonikaardi väge. Teherani jaoks tähendab iga Liibanonis kõrvaldatud komandör mõju vähenemist ja suuremaid raskusi rühmituse kasutamisel survevahendina Iisraeli vastu. Hezbollah püüab Liibanonis poliitiliselt vastu seista. Juht Naim Qassem kutsus Liibanoni valitsust üles loobuma otsestest läbirääkimistest Iisraeliga Washingtonis ning toetas ainult kaudseid kõnelusi.
Ta ütles ka, et rühmituse relvad on Liibanoni siseküsimus. Kuid Liibanoni valitsus hakkas nõudma vaenutegevuse lõpetamist, Iisraeli vägede lahkumist, Liibanoni armee kohalolekut Litani jõest lõuna pool, vangide vabastamist ja ümberasustatud isikute tagasipöördumist. See vaidlus näitab sügavat lõhet. Hezbollah püüab säilitada oma relvajõudu, samal ajal kui Liibanon kannab sõja inimlikku ja poliitilist hinda. Saudi Araabia astus samuti sellele mänguväljakule. Reuters teatas, et Ar-Riyad korraldas märtsi lõpus salajasi rünnakuid Iraani vastu, vastuseks Iraani tegevusele kuningriigi suhtes. Reportaažis märgiti, et see oli teadaolevalt Saudi Araabia esimene otsene sõjaline tegevus Iraani territooriumil. See fakt süvendab muutusi Pärsia lahe piirkonnas. Riigid, mis varem püüdsid end kaitsta ainult diplomaatia abil, hakkavad reageerima karmimalt, kui Iraan siib nende sadamaid, rafineerimistehaseid, baase ja kaubateid. Bahrein vali siseturvalisuseti. Kohalikud võimud teatasid 41 inimese vahistamisest, keda süüdistatakse seotuses revolutsioonilise kaardiväega ja terrorismi rahastamises. See meede võeti kasutusele Pärsia lahe pingete keskel pärast Iraani ähvardusi USA laevade ja baaside vastu. Selline tegevus näitab, et surve Teherani vastu ei avaldu ainult suurte rünnakutena. See edeneb ka uurimiste, vahistamiste ja võrkude blokeerimise kaudu, mis võiksid teistes riikides toimida salajase toena Iraani režiimile. Viimane ajalugu aitab selgitada, miks Washington peab revolutsioonilist kaardiväge keskseks sihtmärgiks. 2020 aastal tapsid USA Donald Trumpi käsul Qasem Soleimani, Qudsi vägede juhi Bagdadi lennujaama lähedal. Kaitseministeerium väitis tol ajal, et see samm astuti metropooli kaitsmiseks, ameeriklasi välismaal, ning nimetas Soleimani USA poolt määratud terroriorganisatsiooni juhiks. See juhtum näitas, et Washington oli valmis ründama Iraani masinavärgi tippoperatiivtasandit, kui hinnati otsest ohtu. Aastal 2026 on surve rohkem hajutatud. Sanktsioonid, preemiad, luure, piirkondlikud liitlased ja rünnakud režiimi väliste harude vastu. Teine fakt, mis mõjutab Pärsia lahe riikide mälu, on 2019. aasta rünnakud Saudi Araabia naftarajatiste vastu Abqaikis ja Quraishis. Tollal vähendas rünnak Saudi Araabia naftatoodangut mitmeks päevaks enam kui poole võrra ning näitas, kuidas droonid ja raketid võivad mõjutada energiat, turgu ja julgeolekut ilma traditsioonilise sõja kuulutamiseta. Ameerika Ühendriigid, Saudi Araabia ja Euroopa suurriigid süüdistasid Iraani. Iisrael ründab Hezbollah'd, et nõrgendada Iraani sõjalist silda Liibanonis. USA sihib revolutsioonilist kaardiväge raha, preemiate ja sanktsioonide kaudu. Reutersi andmetel vastas Saudi Araabia salajaste tegevustega Iraanis. Rahvusvahelise meedia teatel ründasid Araabia Ühendemiraadid Iraani rafineerimistehast. Igal rindel on erinev meetod, kuid kõik survestavad sama keskust. See struktuur võimaldab Iraani režiimil rahastada liitlasi, hirmutada naabreid ja säilitada piirkondlikku mõju. Teheran võib küll proovida vastata uute ähvardustega, kuid tegelikkus on muutunud. Selle võrgustikud, komandörid, liitlased ja infrastruktuur on sattunud harukordse paljastatuse faasi. Mina olen Milson Alves News ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.